Meie tänane viimane avastus retk on toonud minu jaoks küll paradiisi lähedasse keskkonda, sest et selja taga on üks uhke tehnikakauplus ja võib-olla mõned vaatajad ei tea, kui palju tegelikult nendel kodus sellist varjatud rikkust kuskil sahtlites peidus on. Sa mõtled selliseid telefone, et käed on täis, sahtlid on täis? Just täpselt, mõni lausa supleb nendes telefonides, sest et on kasutanud pool aastat, võib-olla aasta on ju. Midagi seal võib-olla ei tööta 100%, raatsi välja visata, viskab sahtlisse, ostab uue. Laps, eks ju, kasutab, kukub maha, läheb katki, jälle jääb sinna sahtlisse. Ja, tead, kuidas näiteks minu lapsed kunagi telefoni kasutasid, siis kui nad väiksed olid, siis kangesti nendel meeldis seda telefoni kasutada lutina. Nii et mul olid enamus telefone, mis rikki läksid, olid vedeliku kahjustusega. Aga mida teha edasi sellise telefoniga? Mis on sul seisma jäänud või mida sa enam ei vaja? Seda lähme uurimegi. Ja. Tere, Robert. Tere. Tervist. Tule mul lappi, näed. Käed on telefone täis. Kõik justkui töötavad, aga võt see keskmine telefon on see, mille puhul ma tahaksin kontrollida, et äkki sellest saab hoopis midagi enamat. Või mitte enamat, vaid midagi vajalikku sinule. Jah, me saame proovida, palju sinu telefon väärt on, sest et ma näen, et see töötab. Siis me peaks alla laadima äppi. Et kui sul ei ole SIM-kaarti sees ja sul ei ole netiühendust, siis meil on terminalil oma net, kuhu sa saad sisse, kasutada seda Wi-Fit ja sellega teha testid ära. Aga teeme siis niimoodi, et nii kaua, kui teie hindate minu telefoni, mina juba lähen valin endale uue potentsiaalse telefoni. Vaata, kus on ikka optimist, on ju. Siis me juba teavad, kui palju sa saad sealt alla endast ja võib-olla sa saad selle üldse tasuta. No, see oleks ikka eriti hea ju. Teeme nii, meie hakkame siin nüüd siis häkkima. Kui sa oled alla laadinud selle Getre äppi, siis kui seda lahti teed, siis sa juba näed, et ta tahab sinu käest koodi saada. Siis ta tunneb ära juba su telefoni. Ja siis ta tahab, et sa teeksid mõned lihtsad testid. Värvid ekraani ära, siis sa sellega kontrollib, kas sul on ekraan on terve, kas ta kuskilt töötab või ta on katki. Okei. See on siuke natukene nagu mänguline tegevus, vaata, et kui muidu sa nagu oma telefoni naljalt ei saa siniseks värvida ekraani. Näed, olemas, töötab korras. Siis ta teeb multitouch testi. Kolm, see on kõige keerulisem. Olemas. E-mail koodi tahab saada nüüd. Ta näitab seda e-mailid. See on selle jaoks vajalik, et masin teeb pildi sellest ekraanist, ta tunneb sealt e-mail ära. Selle järgi siis ta teeb kontrollid, mis telefon see on, kas ta on varastatud või ei ole. Siin ta ütleb, et sa peaksid ära võtma kõik kaitsekorpuse, kaitseklaasi ja sul ei tohi see ekraani väljalülitamine olla vähem kui 1 minut. Midagi, Ja kui sul on see pilt ees juba, siis on ülejäänud kõik juba masina enda teha. Ongi nii lihtne. Kõik. Hops. Siuke käpp tuli sisse, käpp tuli välja. Nii. Ja ütle tšaubak ka oma vanale telefonile. Aga kui telefon on nüüd ikkagi mingisugune jama sellega on, et kas siis kohe on sul ukse taga korravalvurid ka? Ei. Meie nii kaugele selle asjaga läheb. Lihtsalt telefon antakse kliendile tagasi, ta ei saa seda meile müüa. Aga mis nendest telefonist edasi saab? Meie teeme nendele ka lisatestid, kontrollime üle, teeme esmase puhastuse ja siis need liiguvad edasi Euroopa teistesse poodidesse, edasimüüjatele, kus nemad kas siis, kui on väga katkine telefon, nad parandavad, vahetavad ekraanid ära ja lõpuks jõuab see telefon ikkagi kas nagu poodi müügile, et jõuaks seda telefoni veel kord kasutada. Ehk siis selline ringmajandus, jah, et see ei muutuks prügiks. Aga kui nüüd telefon on ikkagi nii kehvas seisus, et temast ikkagi elulooma ei ole, et mis siis? Et siis lähebki ümbertöötlusele või? Kõigepealt proovime ikkagi võtta sealt välja jupid, mida saab veel kasutada teiste telefonide parandamiseks ja kui see ka ei ole enam võimalik, siis see tõesti läheb täiesti ümbertöötlusesse, eemaldatakse erinevad metallid ja sellest saab midagi muud teha. Kusjuures jah, et olen ka lugenud vaata selle kohta, et neid telefonid sisaldavad ju väga palju ka väärismetalle ja siukseid asju. Et kas selleks, et nagu ütleme nii, et kullaärikaks saada, kui mitu telefoni peaks kui mitu surnud telefoni peaks tooma siia? No eeldatavasti vähemalt 100 000 tükki, et oleks juba mõttekas midagi teha. Ei saa, siis ei saa rikkaks, siis ikkagi tuleb ikka midagi muud ette võtta. Nii, aga nüüd on telefoni hind on välja arvutatud 150 €. Ja nüüd, kui sa soovid seda telefoni kohe ära müüa, saad siit jätkata. Nii, kohe tuleb sulle tagasi, et sa saaksid ära kustutada
oma Find My iPhone'i, logida välja Apple'i kontost, kui sul on iPhone. Ja ma ei tea, võtta pildid, dokumendid, asjad, mis sul on vaja. Ja siis, kui need on tehtud, saab panna tagasi masinasse ja saab selle protsessiga edasi minna. Ja kui sa mõtled, et sa ei taha just täna seda telefoni ära müüa või sa tahad tulla just homme tagasi, võtta mõned telefonid veel kaasa, siis kui sa tuled uuesti tagasi, sa ei pea need teste enam uuesti läbi tegema. Sellel telefonil konkreetselt, jah? Just nimelt selle samal. No nii, üks telefon meil siis vähemalt siin aparaadi poolt sai ära hinnatud 150 €. Kas võib öelda, et inimene on nüüd selle summa võrra rikkam või ta saab seda summat kuidagi teistmoodi kasutada kui sularahas? Jah, inimesed seda raha füüsiliselt kätte ei saa. Nad saavad kasutada seda 150 € krediidiks, osta midagi on-offist või siis kasutada seda ka allahindluseks mõne kallima toote jaoks. Et see kehtib 30 päeva, et selles võid kas või täna kasutada ära 50 €, järgmine päev võib-olla 100, ükskõik mis toote ostuks. Ja kas selliseid tarku masinaid on ainult siin Sikkupilli on-offis või tegelikult veel mõnes teises kaupluses? Jah, hetkel ongi meil Tallinnas Sikkupillis ja teine terminal asub Tartus Võru tänava on-offi poes. Ja ka selle aasta jooksul me toome neid terminale juurde ka teistesse on-offi poodidesse, mis asuvad Mustika keskuses Tallinnas, siis Kuressaare, Viljandi ja Narva. No väga lihtne ja väga mugav. Nii et tasub vaadata oma sahtlid üle. Ja siit tõesti siis väike soovitus tänasesse päeva, mida nüüd pärast meie saadet võiks teha, kogu pere kokku ja vaatame kõik need kapitagused ja saktlid ja nurgad veel üle, et kus mõni telefon võiks olla. Jah, ja kui tõepoolest uskuda seda juttu, mis sa mulle ise keskis rääkisid, kui palju sul neid telefone veel kodus alles jäi ja kui sa nüüd ükskord siia tagasi tood, siis ma kahtlen, kas sa järgmisel laupäeval üldse tuledki saadet tegema, võib-olla oled kuskil Seychellidel puhkamas. Ei, nii palju huvitavaid kohti on, kuhu Eestimaale siin veel kaasa võtta, nii et pigem teeme seda. Nii et kohtume juba järgmisel laupäeval kell 9:30 hommikul ikka 3.